Tere tulemast Sakulate podcasti, mina olen Mairit ja täna on minul külas Tiina Prants, kes on Pärnu müügi- ja teeninduse juht. Tere, Tiina! Tere, Mairit! Sa oled ka fotograaf. Mis on sinu kui fotograafi arvamus sellest, kui paljudel inimestel tegelikult on enesekindlusega probleeme või enesehinnanguga? Tegelikult võiks öelda, et päris palju, isegi üllatavalt. Et miks võib-olla inimesed ei tule nii-öelda pildistama, see ongi see enesekindlus, ma näen kole välja, ma ei meeldi ise endale, see on põhiline. Ja. Aga selleks on nii palju abivahendeid tänaseks päevaks, et mina kui fotograaf või üldse fotograafid, et alustame sellest, et kas või tehnika peaks sealjuures hea olema, et üldse mingit pilti teha. Lisaks inimest annab alati teha selliseks ilusamaks, nii-öelda, mis on abivahendid alla, on meik, on soeng, on kleidid, et tegelikult kui ise endaga natukene rohkem võib-olla vaeva näha, siis tegelikult sellest võib väga hea pilt olla. Aga kui need abivahendid nagu meik ja juuksed võib-olla kõrvale jätta, siis kuidas inimene saab ise olla fotogeenilisem, et mis on võib-olla, kas peaks harjutama, kuidas harjutada? Ma ei tea, kui see peegli ees harjutamine teeb su enesetunde võib-olla natukene paremaks, siis miks mitte, et eelnevalt tulla fotosessioonile. Aga üldiselt, kui mina teen pilte, siis ma ikkagi vaatan seda inimese nii-öelda seda natukene võib-olla minu jaoks paremat poolt, kas või näo poolt, kuigi ma küsin ka alati inimese käest, et kuidas sa tunned ennast mugavamalt, et milline on sinu see parem pool, on see vasak pool või parem pool, kuidas sa tahad, et sul juuksed oleksid ees, oleksid need taga, et kuidas on see kõige sinu mugavam nii-öelda olek selle foto juures ja siis me hakkame nagu saama sealt tegelikult paremaid piltegi veel nii-öelda. Aga öeldaksegi, et igal ühel on need paremad nurgad. Ja. Aga samas ma olen hästi palju kuulnud, et mul ei ole neid paremaid nurki, et mul on nagu kõik samasugune. Et kuidas võib-olla leida neid või kas, kui inimene ütleb sulle, et tal ei ole ühtegi head nurka, siis kas sa aitad võib lisa suunata, siis milline see parem on? Absoluutselt. Et võtame kas või need poosid, et kui ma teen sellist portreepilti, minu arust on nagu tühi pilt, kui inimene seisab lihtsalt tuimalt seal, et need käed kas või, mis peaksid olema natuke kõrgemal, 2 senti sealpool või sealpool, see annab väga-väga palju, et me ikkagi võtame selliseid erinevaid poose läbi. Ütlen, et pane käed puusa või pane käed natuke kõrgemale, et me vaatame, kuidas see asi nagu kõige paremini talle endale sobib, et ta ikka selline vorm oleks ka nii-öelda ilus. Aga mis need poosid on, kui ma näiteks täiesti null olen tegelenud kuskil mingite pildistamistega ja ma lähen esimest korda sinna photoshootile, siis mis on selline kõige lollikindlam võib-olla paar poosi, mis sa kohe alustuseks annad inimesele? Käed on tavaliselt need probleemsed kohad, mis ei oska panna ei oska, ma ei oska neid absoluutselt panna, kuhu ma panen need, no vaatame, kui sul on mingis kleidikeses ilusad taskukesed, paneme ühe, kas see sinna, asetame ühe käe näiteks või asetame need käed natukene ülesse poole, et peas, et minu arust need nagu käed kõrval nagu koolipingis kuskil või klassipildi peal kuskil ei ripuks, et ikkagi need käed on minu arust nagu kõige olulisemad, et lähme ka jalgade juurde, et vaatame seda jalgade asetust kindlasti, et tegelikult oleneb ka väga palju riietusest, et mis on sul seljas, kuidas me seda poosi saame võtta või kuidas me need käed sinna asetame, kas me paneme su sinna küljega, kas sa tahad kuidagi saledamana välja paista, siis kõik need nipid tegelikult. Aga riietus, kui sa ütlesid, et riietus on oluline, et kas siis on mingisugused asjad, mida võib-olla kindlasti vältida või näiteks värvid, et ma olen kuulnud, et vahepeal lähed photoshootile ja fotograaf ütleb sulle, et liiga sulandud sinna tausta või liiga selline, ei paista välja, et mis on võib-olla mingid toonid või riietusesemed, mida kindlasti võiks proovida ja mida vältida võib-olla? Kui tuleb kindlasti perekond, siis ma soovitan kindlasti nagu ühte matchida nii-öelda, et ühed toonid oleksid. Mulle endale väga meeldivad pastellsamad toonid, olgu see siis valge, sellised beežikamad, kuigi must on mingil määral ka väga-väga hea. On selliseid natukene võib-olla, mida
mida punakamad toonid, ütleme punakamad, oranžikamad toonid on, et siis see võib natukene nagu olla ohtlikum, natukene. Miks? Ta on fotograafi jaoks võib-olla, kui ma ise lähen, ütleme kuskile metsa vahele, siis metsa vahel võib tulla üks selline täiesti punase kleidiga naisterahvas mulle pildile, siis seal võib olla selliseid värvi kontraste, erinevusi, mis nagu absoluutselt tegelikult ei lähe kokku. Et see ongi see, et oleneb kohast tegelikult, kuhu me läheme. Et kui me läheme kuskile linna vahele tänavate peale, see võib väga-väga hästi nagu kokku matchida, aga jah. Ehk siis enne peaks mõtlema sellele, et mis see taust võib olla. Absoluutselt. Et alati, kui kliendid mu poolega pöörduvad, siis mul on väga oluline see teada, et mida nad ise tahavad eelkõige. Et tahavad nad mingit metsa, tahavad nad mingit randa, linnatänavaid ja siis sellest lähtuvalt tegelikult me hakkame siis nagu seda tegema, et mida siis peaksid selga panema või kuidas siis olema peaks. Kindlasti ka ma arvan, et näiteks kehahoiak on oluline, et kui esimest korda tulla, siis sa paned endale mugavad riided, nii-öelda see enda lemmikvärvitoonid on ju, aga tihti ma näen, et nad inimesed on hästi sellised kinnised või see kehahoiak on hästi selline krampis, et kuidas võib-olla seda siis paremini hoida või kuidas ennast lõdvaks lasta seal kaamera ees? See tegelikult, kui me võtame selle tunnise näiteks fotosessiooni, ega seal midagi alguses ei olegi, et me alguses oleme, kas sa ütlesid poosidega, et kuidas poosidega saaks, et hakkame nagu alguses nagu harjutama. Tegelikult iga inimene lõpuks läheb ikkagi nagu lahtisemaks ja avatumaks, et talle isegi võib see hakata täiesti meeldima. Et mul on üks paar näiteks elukaaslased, kes on täiesti totaalselt sellised inimesed, kui sa paned nad kaamera ette seisma ja sa ütled, et teeme nüüd nii, siis nad ei tee nii ja nad lähevadki krampi ja nendega ma nagu absoluutselt nagu niipidi hakkama ei saa. Et me leidsime sellise nii-öelda nipi, et neil on nagu enda hobid. Nad sõidavad motokrossi, nad teevad lohesurfi ja me oleme päris mitmeid kordi käinud lihtsalt tegemas pilte kui tegevust. Nii-öelda, et siis mina jooksen nagu nende järgi, mitte siis... Et nemad on siis oma mugavuselemendis sees. Just. Et tegelikult ükski pilt nagu tegemata jääks, et kui sa ikkagi tunned, et sa oled väga-väga krampis selle pildi ees, siis mingid muid situatsioone selles fotos me ikkagi leiame, et kas teemegi seda sinu hobi, milles sa tunned ennast mugavalt, ja ma arvan, et see kõnetaks neid inimesi palju rohkem. Aga sellisele lahendusele sa ilmselt jõuategi siis lihtsalt omavahel neid mõtteid põrgatades ja kommunikatsioon on hästi oluline. Tegelikult ennem fotosessiooni ongi väga suur osa on rääkimine. Et see, et mida me teeme, kuidas me teeme, me räägime selle ennem läbi, mitte see, et me saame nüüd ennem kokku või seal kuskil metsa vahel või rannas ja nüüd hakkame tegema. Et kõik see koht, riietus, mida ta ootab minult, et kõik sellised asjad ikkagi paneme meeldavalt paika. Aga ka photoshooti ajal, kui oluline on sinu jaoks see vahetu suhtlus seal, et kas on ka seda näiteks ette tulnud, et sa üritad võib-olla modelli suunata, aga kuidagi te ei jõua selle ühise keeleni ja võib-olla tema süüdistab sind, et pildid ei ole ilusad ja samas sina tunned, et tema ei tee tööd või kas on sellist asja tulnud ette? Tegelikult ei olegi sellist asja üldse tulnud ette, et nagu ma ennem ka ütlesin, et kommunikatsioon on väga eelnev, on oluline, et sa saaksid selle töö lihtsasti ära teha. Et ma arvangi, et fotograafi ja modelli vahel peab olema selline natuke koostööd ja samas ka fotograafi silm on natuke selline loov. Ja kui mina näen seda visiooni, et kuidas mina näen, kui talle see sobib, siis tegelikult klapp on väga hea ja kõik toimib. Aga kas on mingisugused nipid, mis on mingisugused salajased fotograafi nipid, mida sa kasutad? Võib-olla näiteks, ma tean, et tootefotograafid kasutavad fööni, et teha näiteks toode ilusamaks või fotogeenilisemaks, et kas on mingisugused sellised asjad, mida sa saad inimeste puhul kasutada, et nad muutuksid siis säravamaks või enesekindlamaks? Kõige sellisem, kui me räägime lastest, kui tulevad sessioonile näiteks ema-isa koos lastega, siis
kõige sellisem võib-olla keerulisem on saada neid lapsi mingil määral nagu kaadrisse vaatama, eks ole. Et neil on nagu tegevust mustmiljon asja seal, vaatavad seal merevett ja siis nendega tuleb osata käituda, läbi saada, olla selline hästi sõbralik on ja öeldagi, et näiteks kuule, teeme selle 5 pilti ära on et siis vaatame, et teeme midagi huvitavat, et ma olen isegi lapsi meelitanud metsas käbisid nagu korjama 2 last, et teeme nüüd selle võistluse, et see, kes võidab on et sellest teeme nüüd siis mingi ägeda selle käbiga pildi ka on ja nad lähevad nii kaasa selle, et see on nagu niisugune mänguline, loov. Ja teine võib-olla nipp on see, et kui sul on ikka väga väikesed lapsed, et kui sa tahad, et kaadrisse nagu ikkagi nad vaataksid ja sul kuidagi objektiivi natukenegi, et vaata minule on ja siis on sellised toredad asjad nagu sellised karukesed, karukesed, mis pannakse sinna objektiivi peale, et natukenegi pilku suunata. Kas see laste teema ongi just võib-olla kõige raskem või mis on sinu jaoks selline igapäevane challenge, kui sa seda tööd teed? Ma ütleks, et see laste teema nagu raske on, et lapsed ongi sellised ju kasvavad ja nad avastavad maailma, et võib-olla pigem, mehed on küll võib-olla sellised, kes võib-olla niisugused, ma olen Eesti mees ja ma olen hästi kange, ma ei taha olla tegelikult siin, aga mu naine käskis siia pildile tulla, aga ma ütlengi alati neile, et kes arvavad, et ma ei taha, ma ei ole nagu fotogeeniline, ma ei taha sinna pildile minna, siis ma ütlen nii, et see on mälestus. Et tegelikult need pildid on ju ainult sinu iseenda jaoks, ja need pildid on ka pärandus nii-öelda sinu tulevastele põlvkondadele, et nemad ju tahavad ju näha, milline oli tema isa või vanaisa või vanavanaisa, et tegelikult, et mõelge lihtsalt niipidi, et ärge mõelge sellega, et ma ei ole fotogeeniline või ma olen kole, et tegelikult see on pärand. Mitu aastat sul läks aega, et jõuda sellisesse kohta, kus sa praegu tunned, et näiteks nende lastega on kerge toimetada ja üleüldse sa tunned ennast nagu mugavalt, et ma kujutan ette, et võib-olla alguses just fotograafina on raske seda suunamistööd teha, et see modell teeks just seda, mida sina võib-olla läbi kaamera silma näed, et ta võiks teha. No ma mäletan esimesena kaamera ma ostsin on ju kuskil 15 aastat tagasi. Ütleme selline aktiivne võib-olla viimased 8 aastat. Et kui ma sulle ütleks praegu, et ma ei tea, et okei on tegelikult, et ma nagu ei karda midagi või siis tegelikult ma õpin iga päev. Võib-olla kui sa küsiksid mu käest seda umbes 2 või 3 aasta pärast veel uuesti seda küsimust, siis ma ütleks jälle, et tegelikult on okei, aga kui ma ütlen 2-3 aastat või 8 aastat tagasi, siis tegelikult ma õpin sellega iga päev. Et ei ole midagi keerulist, aga kõik on õpitav ja nii on. Kas sulle pigem endale meeldib siis olla ikkagi kaamera taga või kuidas sa ennast kaamera eest tunned? Ma arvan, et rohkem kaamera taga, et ma olen ise läinud tegelikult võtnud fotograafidelt, samamoodi olen läinud fotograafi juurde ja seisnud samamoodi seal nagu seal klassipildi peal ja ütlengi fotograafile, mis nüüd saab, et mis ma nüüd tegema pean ja ma saangi tegelikult aru, mida need inimesed siis mõtlevad, kes minu kaamera ette tulevad et siis ma saangi aru, et ta suunab täpselt samamoodi, et ta tegelebki minuga täpselt samamoodi, et jah, ma ei ole ainult olnud kaamera taga, aga ka selle läbi teinud kaamera ees, et tihti vist ongi tegelikult nii, et need, kes fotograafid on, need pigem ei taha olla seal kaamera ees, aga samas, kui sa ühe korra selle kogemuse saad, siis sa saad võib-olla aru just, et kuidas võib-olla isegi paremini suunata seda inimest, sest et sa oled ise olnud seal positsioonis, on ju? Jaa, kindlasti. Et ma arvan tegelikult, et ma võiks isegi rohkem seal kaamera ees käia läbi, et see on kindlasti ka minule nii-öelda selline hea õppetund. Et kuidas tegelikult, mida nemad tunnevad siis ja kuidas siis tegelikult olla ja suunata. Kui sa nüüd peaksid siia lõpetuseks ütlema sellised kõige kasulikumad nipid, mida teha võib-olla või kuidas valmistuda esimeseks fotosessiooniks, siis mis nad oleksid? Ma arvan, et pigem ongi see visioon enda peas välja mõelda, millist fotot sa tahad. Kus sa tahad,
et kuidas sa tahad, et sa oleksid või välja näeksid, et need on väga-väga olulised. Et kui sa paned lihtsalt ajafotograafi juurde kinni, et nüüd hakkame pilti tegema, siis hiljem ongi see pettumus võib-olla palju suurem, on ju. Et sa ei ole saanud sellist pilti, nagu sa oled tegelikult oma peas nagu öelnud või tahtnud, aga sa ei ole nagu öelnud seda mulle ja pärast ongi see pettumus suur, et ai, aga ma oleks tahtnud sellist pilti saada, et ma arvan küll, et kõik enda peas ikkagi suurem jagu välja mõelda. Et oleks kindel siht ja siis see siht sulle ka siis samamoodi edasi öelda. Absoluutselt. Aitäh, et sa tulid, Tiina. Ma usun, et see on väga palju kasulikku kõigile, kes tahavad võib-olla tulevikus tulla sinu juurde või kellegi teise juurde, fotograafi juurde. Aitäh sulle. Aitäh sulle ka. Ja aitäh kõikidele kuulajatele ja vaatajatele. Näeme juba järgmisel korral. Tšau!